Veetapesust oleme meie saadetes rääkinud mitmeid kordi ja oleme puhastanud köögitööpindu, aknaid, peegleid, klaaslaudu. Alati on tulemus olnud suurepärane ning kogu aeg ma olen mõtisklenud selle üle, et kui tegemist on niivõrd hea materjaliga, siis võiks proovida ka autot puhastada pesta selle veetapesu Carnauba vahaga. Võttis aega, mis võttis, aga tänaseks oleme siis jõudnud nii kaugele, et Andrus Sumberg on siin ja auto on ka olemas. Vaatame, mida veetapesu autoga võib teha. Alustame sellest, kas selle veetapesu Carnauba vahaga üldse autot võib teha? Jah, see tundub nii uskumatu, kui see ka pole, aga oleme siis seda kasutanud juba aastast 2009. Enda isiklikul autol seda kogu aeg kasutanud ja Eestis on nii, ma arvan, tuhanded inimesed, kes seda samamoodi teevad. Masin, mis meil siin seda väikest kosmeetikat ootab, ta on talve üle elanud, ilmselt on tal peal selliseid pigiplekke. Kas need tuleks kõigepealt maha võtta? Jah, selle veetapesuga ongi selline vahva lugu, et ei pea üldse nagu, kui see porine just päris ei ole. Et selline auto nagu siin on, et väga mõnus on seda pigi maha võtta, mustust maha võtta ja kuiva lapiga üle poleerides, siis see auto jääb nagu vahatatud ongi. Kordame veel kord üle, see auto ei ole porine, aga tal on natukene sellist ilmselt liivast kihti on seal peal ka, et kas ei tule niimoodi välja nagu värvieelne karestamine? Jah, ma saan aru, mis sa mõtled. Point on selles, et kui see veetapesu vaha peale lasta, siis liivaterale tekib ümber nii-öelda kilekott, niimoodi rahvakeeles rääkides. Ja siis on sedasi, et see pind on õline, libe ja kui nüüd seda lapiga nühkida, siis ta ei kraabi seda pinda ära. Ja see teebki selle veetapesu super heaks. Kui liitrine pudel, siis sellest saab 10 korda sõiduauto tehtud ja arvestades hinda, siis ühe pesuvahatuse hind tuleb 6,60 ja pigieemaldus, et see on konkurentsitult parim hind. Aga nüüd teine asi, et aastas 4 korda autot terves tükis teha, siis täiesti piisab, et auto oleks kogu aeg väga ilus ja puhas. Vihma sajab, auto puhas jälle. Näiteks esiklaasil, et kui on see klaas ära tehtud, siis suvel need putuka jäänused, nad ei jää sinna kinni ja ütleme, see kajaka, see tuleb ka nii lihtsalt lahti, sellepärast, et see vahakaitse on all ja kui ta ei saa kinni haakida, mis sa siis ikka, võtab lapi sisse ja ongi jälle puhas. Ning tegelikult me ei jää seda juttu pelgalt uskuma, vaid korraldame nüüd katse. Andrus seal taamal praegu toimetab selle auto juures. Leppisime kokku nii, et tagaluuk on kõige rohkem määrdum. Ta teeb sellest tagaluugist umbes poole ära, nüüd veetapesu vahaga, teine pool, käime märja lapiga lihtsalt üle ja nädala pärast tuleme selle masina juurde tagasi ning vaatame, kuidas siis mustus on külge jäänud vastavalt ühele ja teisele pinnale. Ning ongi käes kokkuvõtte tegemise aeg. Meie katse nädal on möödunud, võiks öelda, täitsa ekstreemsetes tingimustes, on olnud päikest, tuult, tolmu, vihma, mida kõike ja see viimanegi päev, nüüd kui nädal täis saab, on ütleme, võttepäevaks ikka väga halb päev, kuid samas vahe nüüd selle kahe töötluse vahel, mida me siin auto tagaluugi peal tegime, on minust eriti hästi näha. Mäletate, see vasak pool sai tehtud meil siis veetapesu Carnauba vahaga, parem pool šampooniga, mis ka sisaldas vaha. See oli siis tavaline autošampoon ning nagu ise näete, vasak pool praktiliselt ei võta meil vett külge, seega ka mustus läheb siit kiiremini maha ja auto ei pea suurt niiskust kannatama. Parema poole peal paraku sellist efekti näha ei ole. Kahjuks värvipinna peal all ta nii selgelt välja ei tule, kuid ta on näha olemas küll. Ja kokkuvõtteks võiks siis öelda, nii nagu Andrus Sumberg intervjuus mainis, et kuigi oma hind loomulikult sellel veetapesu Carnauba vahal on, siis sellest jätkub üksjagu palju ja miks mitte ka autot sellega puhastada ning vahatada.